Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nii nagu mõned inimesed juba teavad, kes Facebooki on vaadanud, on stuudios täna filosoof Mart Raukas. Ja eks neid probleeme, mida võib ka filosoofiliselt käsitleda, on meie ümber nii palju, et ei tea, kas me kahekesi siia vahele ära mahumegi. Härra Raukas, mis toimub meie ühiskonnas, planeedil, üldse siin tervikus? Tundub, et mingisugune tore barbaarsus või julmus, valetamine, muu taoline järjest kasvab. Muide, Freud vist ütles, et rumaluse põhitunnus on häbitunde täielik puudumine. Tere hommikust, minu poolt väga meeldiv on olla Eestis taas mõnda aega, juba mõned nädalad ja Nõmme raadios siin. Oleks saanud Kreekast soojuse kaasa tuua ja valguse, nii nagu kilplased seda plaanisid, oleks ma seda teinud. Aga jah, Eestimaa on pime, ta on klimaatiliselt praegu pime, ta on poliitiliselt, vaimselt pime, seda sa tajud ka siis, kui sa ise oled pime, ma arvan, ei pea selleks üldse nägija väga teraselt olemagi. Kui tume veel kauaks sinu maa, jah. Aga ja sõna barbaarsus või barbariseerumine, sest et tumeduse, pimeduse kreekapäraseks synonüümiks kasutatigi sõna ka barbaarsus, tuleneb kreekakeelsest sõnast varvaros, varvarismos, barbaarsus. Ja barbar oli kõigepealt isik, kes ei omanud, ei jaganud helleenlikku kultuuri. Mõnikord ekslikult arvatakse, et see on niisugune etniline vääratlus või mitte kreeklasi, kes siis barbar viisil rääkisid, märgistas. Ta on natukene kitsam termin veel. Barbari alla võivad mahtuda ka kreeklased ise, juhul kui nad ei tunne helleeni kultuuri. Ja selliseid kreeklasi on üha rohkem ja rohkem. Kreeka keeles on veel spetsiaalne halvustav termin kreekiili, sõnast kreekiili, mis märgistab neid kreeklasi, kes mitte midagi klassikalisest kreeka kultuurist ei tea ja teada ka ei taha. See tähendab, et neid kreeklasi, kellel ei ole ajalugu. Kellel ei ole piisavalt ajalugu või kelle ajalugu ei hakka pihta siis, ütleme, suurte nimedega, Homerosega, klassikalise perioodiga. Võib-olla neil on ajalugu, aga see ajalugu hakkab aastast 0 pihta. Kristusest, Bütsantsi kirikust. Neid inimesi nimetatakse ka kreekiiliks. Kreekiilid on need, kes ei tunne klassikalist kreeka kultuuri. Ja üldiselt see kreekiili on ka siis barbar või siis see termin barbariseerumine. Nüüd termin barbariseerumine on üldiselt kultuurituse, sellise poolmetsikuse, harimatuse tundemärk. Püüame natukene selgust saada, milles see väide, et Euroopa barbariseerub, et Eesti barbariseerub, et milles see seisneb. Ühest küljest näiteks ka ülikoolid barbariseeruvad. See võib tunduda paradoks. Miks? Sest ülikoolide teadustulemuslikkuse näitajad on sel aastal paremad, kui olid eelneval aastal. Eelneval aastal olid paremad, kui olid üleelneval aastal. Mis barbariseerumisest me siin siis räägime. Aga vaatame, mida hinnatakse. Hinnatakse tsiteeritavust, kui palju sinu mingeid artikleid või asju, mida sa oled avaldanud, missugustes indekseeritud ajakirjades on avaldatud, mis on see number, kui palju on seda tsiteeritud ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja see klassifikatsioon, see tsiteerimise indeks on väga suures osas kunstlik, ei pea sugugi detektiivi tööd tegema, küsige
keskmise ülikooli õppejõu käest, mida ta sellest indekseerimise ja tsiteerimise süsteemist arvab. Ja te kuulete ausat vastust, aga samal ajal poliitkorrektsuse huvides, akadeemilise niisuguse praegu kehtiva keelepruugi ja mõttepruugi huvides, nad kõik peavad mängima seda mängu, mida nimetatakse kaasaja ülikooli akadeemiline reeglistik. Ja see reeglistik ise on barbaarsuse ülimaks ilminguks. Kaasaja ülikoolid elavad just nagu tehnoloogilistel steroididel. Mitte kunagi ei ole ka humanitaarteadlastel olnud selliseid võimsaid abivahendeid, mis võimaldavad välja otsida iga klassikalise keele sõna, erinevad grammatilised vormid, kus ta täpselt esineb. Tuhandetest ja tuhandetest tekstidest sõeluvad need programmid välja just need kombinatsioonid, mida sa soovid. Väga hea, kena, arvutid, tehnoloogia on meie abivahendid. Kõik on korras. Kali Tehnis, kreeka keeles oli inimene, kes valdas tehnoloogiat, kunstnikke, tehnoloogia. See on instrumentaalne abivahend. Kreekakeelne sõna eesmärgi jaoks on telos. Tehnoloogia ei ole kunagi eesmärk iseeneses. Ta on abivahend. Nagu need head mikrofonid, mille ees me istume, kui ilusad ja head nad ei paistaks, nad on millegi teenistuses, meie jutu rääkimise teenistus. Meie jutu rääkimine on ka millegi teenistuses, me püüame inimestele mõtteid esitada, võib-olla ka nende meelt lahutada, siin Nõmme raadiol on ka see eesmärk. Aga tehnoloogia, kui ta muutub eesmärgiks iseeneses, siis siin on asjad pööratud pea peale. Ja barbaarsuse üheks oluliseks tunnuseks ongi see, et asjade õige järjekord pööratakse pea peale. Barbar tuleb sisse klassikalisse poolisesse ja hakkab seal lammutama. Ta ei pea ilmtingimata midagi põlema, pistma, aga ta pöörab asjad pea peale, nii nagu nad ei ole loomulikus korras. See on barbaarsuse tundemärk. Härra Raukas, siin tuleb välja praegu, et poliitkorrektsus on üks suur oht ja barbaarsuse näide ja tänane riik või Euroopa Liit oma omadustelt on eesmärk, aga mitte vahend. Ja ükskõik mida ta toodab, on ikkagi ka ainult vahend, mida meile serveeritakse barbaarse eesmärgina. Meil on vaja relvastust, meil on vaja majanduskasvu, meil on vaja kurat teab mida, aga milleks? Jah, väga õige, ma tulen selle juurde, aga õige natukene hiljem ma lõpetan ära mõtte selle kõrghariduse barbariseerumisega, mis näib ilmne paradoks olevat, sest et Eesti haridussüsteem on just nagu maailmas väga kõrges hinnas, PISA tulemused järjekordselt demonstreerivad seda. Üks minu hea tuttav ütles, et aga mis siis nende tublide Eesti kooli õpilastega juhtub, kui nad gümnaasiumi läbivad ja täiesti rumalatena kõrgkooli sisseastumise eksamitele tulevad, kus see nende sära ja nende eriline tase siis äkki kadunud on. See on küsimus, eks ole. Aga see klassikaline ülikooli idee anda inimestele fundamentaalseid teadmisi ja koolitada neid headeks ekspertideks lisaks sellele ka mingi spetsiifilises valdkonnas. Kasutada selleks loenguid. Loeng on ju kõige loomulikum viis, kuidas meister oma mõtted saab anda edasi õpilastele. Loeng ei ole lihtsalt see, et see on informatsioon. See on informatsiooni kasutamine väga spetsiifilisel viisil. Kuidas meister mõtleb, kus ta teeb mõtlemise pausi, kus ta kiirendab oma tempot, kuidas ta küsimärgi esitab, missuguse hääletooniga ta seda teeb. See kõik on loengu klassikalises vormis antav. Ja me näeme praegu ülikoole, kes elavad tehnoloogilistel steroididel, seda hinnatakse eesmärgiks omaette, mitte kunagi ei ole meil olnud nii palju raamatukogus raamatuid, nii palju tehnoloogilisi abivahendeid juurde pääseda infole, aga info ise ei ole väärtus. Üldjuhul ta ei ole väärtus, kui me räägime tarkusest. Tarkus on nende faktide mõtestamise
võime. Kasutame järgmist näidet. Kujutage ette, et teie pähe siirdatakse niisugune mikrokiip, väga väike niisugune mälukaart, kuhu peale on mahutatud kogu entsüklopeedia Britannica. Ehk teiste sõnadega murdosa sekundi vältel on teil ajus juurdepääs mis tahes detailile, mis puudutab Waterloo lahingut või siis näiteks diferentsiaalvõrrandite avastamise lugu. Te teate kõike seda, sest teil see juurdepääs on tänu mälukaardil olemas. Olete te siis muutunud targemaks? Loomulikult mitte. Ja see on protsess, mida me näeme ka kaasaja ülikoolides. Tegelikult räägitakse inimeste läbipõlemisest. Ülikooli inimesed ei suuda oma teleoloogilisi eesmärke püstitada. See, mis klassikalises ülikoolis ja ka antiikpaideias on, et sa lihvid iseennast oma karakterit ja mõistus on üks selle osa. See on täiesti kaasaja ülikoolides muutunud arusaamatuks. Või kui sa võtad mõne kolleegi vesti nööbist kinni ja ütled väga kena, need on need kursused, mida sa annad ja aine, mida sa õpetad, aga kuidas see, mida sa õpetad, muudab sinu õpilasi kuidagi paremaks või targemaks? Kuidas see muudab nende elu, kuidas see kujundab ja lihvib nende karakterit? Siis parimal juhul võidakse sind niisuguse leebe kaastundliku pilguga vaadata ja küsitakse, kas te ei arva, et aeg oleks arsti rohtu võtta. Aga tuleme siis nüüd selle Euroopa Liidu juurde. Euroopa Liit on sotsiaalne, peaks olema sotsiaalne moodustis. Aristoteles oma teoses Poliitika ju alustabki sellest, et miks me üldse vajame sellist asja nagu poolis või linnriik. On ta majanduslikult inimese elu rikastav. Piisaks külast. Kas poolis pakub enamat turvatunnet? Ilmselt ka röövlijõugus see turvatunne oleks päris kõrge. Me ei pea poolist, me ei pea linnriiki rajama. Aga poolisega on üks moment, nimelt, et ta on see minimaalne sotsiaalne üksus, mille raames võib tekkida sotsiaalne hüve. Võimalus inimesele elada oma elu õnnelikult. Nii nagu teatud klimaatilised tingimused ja Aristoteles tõmbab paralleele elusa ja eluta loodusega. Nii nagu teatud taimede jaoks on vaja teatud klimaatilisi tingimusi. Kas või kasvuhoone teatud niisugused tingimused, valgust, päikest tingimused. Selleks, et inimese elu oleks õnnelik ja kreekakeelne sõna selle jaoks on eftamonia, mis võiks olla ehk tõlgitud kõige paremini õide puhkemine, analoogia taimedega, eks ole, siis sul on vaja teatud tingimusi. Röövlijõugus seda ei toimu. Sa võid saada röövlijõugus võimu, sa võid allutada endale selle jõugu liikmed, kes sind austavad jäägitult, mida sa ei saavuta, see on õnnelik elu. Külaelus, tavaliselt niisugust asja, mida linn pakub, ka ei ole. Ja Aristoteles ütleb väga selgelt, et teatud mõttes linnriik või poolis isegi eelneb perekonnale oikos kirjutatult ikos hääldusega. Kuidas see võimalik on? Perekond ei ole lihtsalt sigituspuur, vaid perekonnas on keegi vanaisa, keegi on isa, sotsiaalne muster jookseb läbi ja see sotsiaalne muster antakse poolisega. See ei anta niivõrd perekonnaga, see antakse poolisega, nii et perekonna ja poolise selline koos toime, koos mõju. Kui poiss on teatud vanuses, isa viib ja tutvustab teda, siis teeb tegelikult sotsiaalselt, aktiviseerib sotsiaalselt. Ehk kui ka see terminoloogiat kuuleme, et formateerib ära või nagu me mälukaardi viib seltskonda, jah, tutvustab. Nüüd on see aste, kus see sotsiaalne muster latentselt lapsele kodus on just nagu selgeks õpetatud, omandatud, aga nüüd see käivitatakse, nüüd pööratakse see praktikasse, viiakse seltskonda. Ja need on väga olulised asjad. Poolis Aristotelese järgi linnriik ei tohi olla suur.
mitukümmend tuhat inimest oli maksimum, kusagil 40-50 000 oli see, mis oli täielik maksimum linnriigi puhul. Miks ei tohi poolis olla väga suur? Sest inimesed peavad tundma üksteist näost näkku. Miks see oluline on? Tunda näost näkku prosopome. Prosopo tähendas seda, et sa tead inimeste puhul, kes ta tegelikult on. Nägu väljendab inimese karakterit. Karakter on inimese olemuse võti. Ja sa tead, kes inimesed on. Sa tunned seda poolist, see on sinu poolis. Öelda, see on minu linnriik, see on minu poolis, tähendab suures osas seda, et sa tunned inimesi, kes seal midagi teevad. Ja mitte ainult heas mõttes, ka halvas mõttes, sest defektse karakteriga inimene ei saagi teha häid asju klassikalise arusaama järgi. Mõte, et defektse karakteriga inimene võib kuidagi oma niisugust defektsust välja vabandada, tehes häid tegusid, oleks klassikalise arusaama järgi olnud tajutud kui loogikaviga, kui mitte arusaamine sellest, mis asi on karakter. Karakter on inimeses olemuslik, määrav, püsiv ja ta ilmutab ennast juba küllalt varakult, aga saavutab oma lihvi siis just selles poolis, sest see ongi nüüd see kasvuhoone, see on see loomulik keskkond. Kui see puudub, siis inimene ei saa elada ühte õnnelikku elu. Ei ole sugugi imeks pantav, et kui Kreeka muutus osaks Rooma impeeriumist, siis muutus ka filosoofia. Ja muutus filosoofia selliselt, et me leiame siin Epiguruse ehk Epikuurose eestipäraselt koolkonna, kes ütleb ela varjus, ära isegi oma kodaniku sotsiaalseid kohustusi täida. Meie mõttes tähendaks seda, et hoia igasugustest valimistest, igasugustest poliitilistest tegevustest kõrvale, ümbritse ainult ennast kitsa sõprade hulgaga, ela varjus. Püüa elada nii, et sinu nime õieti kusagilt läbi ei kostu, ei ajalehtedest, sind väga kitsas hulk inimesi ainult teab. Ehk teiste sõnadega, et kuna olud on muutunud nii vastandlikuks sellele, mis peaks olema inimese õitse puhkemise loomulikuks tingimuseks, siis sa saad ainult seda tagada, et sa väldid suurt valu. Ja suurt valu sa väldid siis, kui sa elad varjus. Püüa vältida valu. Kristlased on väga moonutanud Epiguruse filosoofiat. Epiguruse filosoofia on veelgi konservatiivsem, veelgi asotsiaalsem kui näiteks stoikute filosoofia, mis ütles ka, et jämedalt laias laastus on kahte sorti asju, olukorrad, mida sa saad muuta ja mida sa muuta ei saa. Tegele ainult nende asjadega, mida sa muuta saad. Ja kui sa tegeled nende asjadega, mida sa muuta saad ja ainult nendega, siis sul ei tule vastuolu teistega. Sa ei ole kunagi rahulolematu, sa ei ole kunagi niisugune õnnetu, et võrreldes stoitsismiga on Epiguruse filosoofia veelgi konservatiivsem, me näeme. Aga me alustasime ju Aristotelesest, eks ole, me alustasime klassikalisest perioodist. Vaat sellel perioodil on veel uskumus, et inimene võib õitsele puhkeda, see sotsiaalne raam, keskkond on siis antiikne poolis. Muuseas, kui me tänapäeval räägime demokraatiast, demokratia kreeka keeles, siis sellist demokraatiat, nii nagu me ette kujutame, mitte kusagil rangelt võttes ei olnud ka klassikalise perioodi Ateenas. Mis seal tehtis? Kehtis isonomia. See oli inimeste võrdne õigus. Kodanikke määrati loosi teel parlamenti. Idee oli, et mida rohkem neid sealt läbi käib, seda enam nad linna asjadega kursis on. Aga kindraleid, stratigos, kindral, teatud teisi ametiposte, mis eeldasid juba mingit oskust, kvalifikatsiooni, neid siis hääletati sellel alusel, kes teati olevat tõesti parim kindral, sest küsimus on elu ja surma küsimus. Seal ei olnud ei parteilisi kuuluvusi ega muid asju, et paneme minu vennapoja, kes ei jaga asjast mitte midagi, paneme linnaosa vanemaks, et see on nüüd siis kindral. See tähendas väga lihtsat asja, see tähendas, et lahinguväljal mehed tapetakse käsivõitluses maha.
ja see hoidis selle mõttetegevusega ka õige, nii et me ei näe tegelikult demokraatiat mitte kusagil või siis võtame näiteks teise asja, mis on siin niisugune ettekujutus, mida kunagi ei ole rangelt võttes olnud, see Kreeka kuulus külalislahkus. Kui me läheme Kreekasse turismireisu raames või kuidagi, siis me seda külalislahkust kogeme, kuulus Kreeka külalislahkus, kõik on sellest kuulnud. Filoksenia ehk senia on kreekakeelsed sõnad. Peajumal Zeus või Dias oli siis selle patroon. Zeus, Filoksenos, külalislahke Zeus, kes siis kontrollis ja kelle poole pöörduti heitega, juhul kui külalislahkus ei olnud kellegi poolt piisavalt esitatud, siis kaebekirja jutumärkides sai Zeusile endale lähetada. Nüüd filoksenia kehtis tegelikult ainult helleenide vahel. Kui tänapäeval öeldakse, et miks kreeklased, väike rahvas ei võta neid sadu tuhandeid ja miljoneid põgenikke, kes Aafrikast kõik tulevad, et kus see nende filoksenia siis jäänud on, siis vastus on väga lihtne. Filoksenia kehtis ainult helleenide vahel, kes jagasid seda kultuuri. Kui klassikalisel perioodil Pireuse sadamasse oleks tulnud 2 paaditäit, täiesti tumedaid neegreid kusagilt Aafrikast, need oleks selle päeva lõunaks lõpetanud oma teekonna Lavrioni hõbeda kaevandustes. Mitte helleenid ei tohtinudki tulla helleenide aladele, rääkimata siis vabalt ringi liikumisest või külalislahkusest. Nii et me peame teadma tegelikult sõnade algtähendusi. Kui me alustasime barbaarsusest, siis barbaarsuse üheks tunnuseks on see, et me üha vähem ja vähem suudame aru saada teatud mõistete algsetest tähendustest. Kui me vaatame, kui tohutult palju on inglise keeles, peamine teaduskeel praegu, akadeemiline keel, kui palju kaasaja akadeemilises inglise keeles on kreeka päritolu sõnu. Tuhanded sõnad. Ja kui me ei tea, mis nende sõnade õige algtähendus on, siis me kirjutamegi magistritöid ja doktoritöid teemadel filoksenia, külalislahkus, demokraatia, muud niisugused asjad. Me ei saa lihtsatest asjadest aru. Ja barbaarsuse üheks niisuguseks tunnuseks ongi, et meil puudub elav side selle algse helleeni kultuuriga. Need juured on läbi lõigatud. Ja meil võib olla kui tahes palju raamatuid raamatukogus. Kui tahes suur see indeks, mis näitab siis tsiteeritavust. Aga see, mida kirja on pandud, on rumalus. See, mida räägitakse, ei muuda inimesi targemaks, ei lisa nendele mõistmist. Ja see barbari, barbar, mida kreeklased esile tõid, see tähendabki seda, et räägitakse juttu, mis ei ole arusaadav, ei ole mõistetav, ei ole selge. Selgusega on asjad väga lihtsad, istute autosse, aknaklaas on udune või vihmane. Mida te teete? Alustate sõitu. Jah, võite sõita, aga mõistlik oleks panna kojamehed tööle. See lihtne liigutus, kojamees tõmbab aknaklaasi puhtaks. Võt see on see sama asi, et sa tead, mida mingisugune sõna tähendab. Ja kui sa tead neid elementaarseid sõnu, mis ulatuvad välja tegelikult nende juurteni, siis sa saad neid omavahel hakata kombineerima. Siis sa hakkad moodustama uusi niisuguseid moodusti, siis maailm hakkab minema omale kohale. Milles on Euroopa tragöödia olnud? Milles on olnud? Klassikaline, ütleme, Herodotose ja mitte ainult tema arusaam on see, et me elame tegelikult languse ajal, mis hakkas väga ammu pihta. Kõik on kuulnud kuldaja inimesed, hõbeaja inimesed, pronksaja inimesed. Raudaeg oli juba väga barbaarne aeg. No mis aeg on praegu, me ei tea. Praegu on arvutite aeg. Ja harilikult arvatakse, et see kulminatsioon on kusagil seal niimoodi, hakkab pihta ennem renessanssi ja võib-olla keskaeg või kristlusega vahepeal midagi seal oli niisugust üleminekut, kui
see tume ja eelarvamuslik antiik lükati kõrvale. Tegelikult see langus hakkas palju varem. Ja klassikalise perioodi kreeklased, need, kes jalutasid koos Periklase ja hiljem Sokrates Aristotelesega mööda Ateena tänavaid ringi, vestlesid agoraal. Nende jaoks oli selge, et nad elavad juba väga sellises langusaja perioodis. Ja mis on Euroopa tragöödia kuni tänase päevani välja, on see eriline idee, et on olemas mingi Euroopa. Mingi Euroopa, millel on seetõttu, et on Euroopa, et on niisugune nimi, et on olemas mingid erilised väärtused. Ja nimi Euroopa ka on ju Kreeka päritolu. Naisterahvas, kes ära vägistati päris julmal viisil, analoogia sellega, mis siis Euroopas on toimunud ja kaasajal toimub. Ja kreeklastel endal Helleeni kultuuriperioodil ei tulnud küll pähe väärtustada Euroopat. See on hilisem niisugune konstruktsioon. Mida kõik need suured isikud, Karl Suur, renessansaja suured autorid, hiljem veel me näeme Goetheni välja, kes küll kreeka keelt ei osanud, aga kes elu lõpuperioodil jõudis arusaamiseni, et inimkonna valgus on antud klassikalise Ateenaga, kes ütles, et kõikidest rahvastest kreeklased suutsid elu kõige kaunimaks, kõige ilusamaks unistada. Kõik need suured isiksused tegelikult püüavad taastada seda, mis oli antiigis. Karl Suur. See on imetlusväärne, mida see inimene on korda saatnud. Aga tema ise ei arvanud kuidagi, et ta väga suur oleks. Erinevalt näiteks Jeesus Kristusest, kes teatas, et ta on Jumala poeg ja mina ja isa oleme üks ja seesama, et teised on olnud märksa tagasihoidlikumad. Aga millest Karl Suur alustab? Ta alustab sellest, et ta püüab korrastada seda moodustist, mille pealikuks ta on. Legimitiseerida oma kuningaseisuse, asetada see teatud niisugusele erilisele juriidilisele alusele. Ja kui ta seda alust leida, tegelikult selgub, et seda ei olegi, seda tuleb alles hakata looma. Ja ta alustab sellest, et ta pöördub Rooma seaduste poole. Ta teab, et on olnud suur kultuur, kust on võimalik ammutada. Ja ta laseb otsida üles inimese, kes oskab ladina keelt. Kujutate ette, sellel perioodil on klassikalise kultuuri tundmine muutunud juba nii nõrgaks, et tuleb tikutulega mööda Euroopat otsida inimest, kes on hea latinist. Selle ta leiabki, aga ta leiab Inglismaalt selle Alcuini. Tuuakse kohale, see mees muidugi on seda väärt, et teda otsida. Ja me näeme tegelikult niisuguseid nagu perioode, kus püütakse tagasi vaadata renessants, nii Itaalia renessants, Põhjamaade renessants. Tähendab, seal kumab läbi ka hilisemal perioodil preislased, kui nad kaotavad Jena lahingu hävitavalt Napoleonile. Suur rahvas ütleb, me peame oma riigi uutele alustele rajama. Härra Raukas, siit tuleb läbi ühe ainsa sõna. Võib-olla midagi võtmelaadset teemade juurde. Kõikidel nendel juhtudel oli tegemist siin ükskord saates läbi kumanud sõnaga unistamisega. Saadakse midagi ja siis hakatakse unistama, mida sellest võib teha. Kusjuures tuginetakse Rooma peale, Rooma seaduste peale, samas kui Kreeka ja Rooma, üks põhierinevusi oli suhtumine gladiaatorite võitlusse. See oli puhtalt Rooma ja nagu ma aru saan, kreeklased ei armastanud seda. Nende jaoks oli see barbaarsus. See tähendab, et unistamise alus jäi natukene liiga kaugele sellest alusest, mida oleks võinud otsida, et hakata
õigesti unistama. Ja tänases Euroopas, tänases Eestiski on vist unistamine selle sõna sügavamas mõttes ära kadunud. Jah, inimeseks oleku ja suuruse üks mõõdupuu on see, et kuidas sa suudad ka unistada, mis on sinu mõtete ja püüdluste siht. Unistus on ju tegelikult ka teatud, näitab sihti. Ta näitab võimet luua midagi, mida ei ole olemas. Jah, need juba teatrid olid erinevad. Teater on Kreeka teatri arhitektuuri puhul on oluline, et sa kuuled. See oli sõna, mida sa maksad, antiiktragöödia, Attika-tragöödia, suurimaid inimsaavutusi. Rooma teatri, amfiteatri arhitektuur on teissugune natuke, seal on oluline, et sa näed. Ja mõlemad hindasid muidugi mehisust, klassikaline kultuur mehisust kui sellist hindab väga kõrgelt, aga kreeklased leidsid sellele natukene sobilikuma väljendi kui gladiaatorite võitlus, nii et need on need erinevused. Aga... No siin on ka vastuvõtu erinevus, kas kõrvadega või silmadega. Jah, ja Aristoteles oma teoses Peripsihis või ingest ütleb ka, et kurt inimene on üldjuhul ebaintelligentsem kui pime või pime on intelligentsem kui kurt. Teiste sõnadega kuulmise võime Aristotelese järgi on intellektiga olulisemalt seotud kui nägemine, kuigi teisalt ütleb, et nägemine on väga niisugune fundamentaalne ja põhiline, aga need on detailid.